No nii, sõbrakesed, Keenia ralli on läbi ja mis meil nüüd on siis? Nüüd on jälle kuu aega rahu mõisas, saame rahulikult kõik tööd teha, keegi ei pea mitte millegi peale mõtlema ja niimoodi ongi. Et ma ei tea, kuidas teile kõigile, minule Keenia ralli küll väga meeldis. Siis oli ikka nagu päris ralliautod, mudased ja värk, tulevad, panevad muda sees. Seda jumala äge, kohati oli küll siuke tunne, et need autod ei saagi seal sõidetud. Aga okei, esmajärjekorras ma tänan meie need, ütleme, hea tahte sponsorid ära, kes on siin auhindadega aidanud. Et Asko Mereitus, tema auhind tuleb alles. Tema auhind, tema Kreeka ralli ajal anname tema auhinna välja, et siis oleks nagu Rally Estonia jaoks saaks asjad kätte. Aga siiamaani, kes on Wildwood Eesti, tema tegi siis, mäletate, Rootsi ralliks oli selle südamekesega. Esimese ralli siis ma tegin ise tassikese ja Baltoil. Tema poolt on iga kord tuleb siis 10 liitrit suvist klaasipesuvedelikku. Suvi on juba tulemas niimoodi, et see kulub marjaks ikka ära. Et see on olemas ja Baltoili poolt ma ütlen, et sealt tuleb tõenäoliselt midagi veel, aga mul on selleks vaja enne. Me peame oma kalendrid niimoodi klappima saama, et ma pean nende juurde minema enne ja seal me tahame enne ühe video teha. Et tutvustada sealt 1,2 enne. Aga noh, saame näha. Ma tegin väiksed märkmed ka, et mul midagi siin sassi lähed. Järgmine kord on Hispaania ralli, Gran Canaria. No asfaldi peal kihutavad, ma ei tea, eks seal, kas seda kihutamist nii äge vaadata on nagu kruusarallit, seal on pigem just nagu see mees meie vastu sõitu ainult jälgida, aga noh, saame näha, see võib ka kindlasti päris kärn olla. Seal on muidugi see, et huvitav milline ilm on, sest ma kujutan ette, et seal asfaldi peal oleks suht lõbus, kui seal on ka niimoodi, et tuleb vihma ja värki ja et siis oleks nagu äge. Aga okei. Aga teeme see niimoodi, et kõigepealt ma tahan tänada seda Eesti ralli fännide dessanti, kes olid Keenias missioonil. Nad saatsid mulle pilte ja videoklippe ja võib-olla me siia vahele ka veel pikin. Aga minu arust oli ikka väga tore. Need 2 videoklippi ma panen kohe kindlasti panen. Niimoodi, et vaatame kõigepealt esimese klipi ära, siis ma jutustan edasi. Who wins the rally? Ott Tänak! Ott Tänak! Ott Tänak! Ott Tänak! Ott Tänak! Ott Tänak! Yeah! Niimoodi, nii et aitäh teile. Nii et ma ise mõtlesin, et nüüd nad saatsid nii toredaid pilte ja seda elamust sealt koha pealt ja videodega. Siis ma mõtlesin, ma pean neile ka auhinna tegema, et üks sõpruskond oli, et siis ma vaatan ilmselt ma tassid neile, teen amatööri tassid ja siis ma saadan neile tänutäheks. Et ma arvan, et siis on aus on ju. Et näis, mis saab. Aga iseenesest nad ei olnud mitte ainult nagu rallifännid. Ja kui siit videost nägime, siis nad ju just nagu tegid Eestile promo ka, on ju. Et vaata, kui toredasti need lapsed seal ilusasti oskas öelda. Ott Tänak! Ott Tänak! Ott Tänak! Jee! On ju värki. Ma sain niimoodi aru, et seal oli mingi koolimaja territoorium oli lähedal, aed oli ees ja siis need lapsed olidki sinna aia taga tulnud neid ralliautosid vaatama. Ma sain niimoodi aru, et kuidas tegelikult päriselt see asi oli, et seda ma ei tea, aga nii mulle kirjutati. Et minu arust oli see igavesti vahva. Ja otse loomulikult teine video, see on ka äge. See on härra Colin Clark, kes kalossides. Et ta ütles, et ta armastab Eesti rallifänne, aga seal oli tegelikult ülesanne oli natukene teine, aga paraku Clark ei saanud kohe, tal paistis jube kiire olema, ta saad asjale pihta, mis ta käest tahetakse. Aga noh, vahet ei ole.
küll teinekord õnnestub, et äkki iseenesest on vähemalt rallifännid, kes koha peal missioonil olid, nad vähemalt üritasid, aga sedasi nii kõvat meest nagu Clarki niimoodi kätte saada ja siis ta veel midagi tegema panna, et see on, ütleme, suhtne mission impossible. Aga hea, et niigi läits, aga igatahes suured tänud, minu arust oli see üliäge. Niimoodi, vaatame selle video ka ära, enne. I've got one of those. I've got that exact same top. I'm not saying anything, but you want a picture, you can have a picture. Hey, Estonian rally fan, say Yeah, we something. love Estonian rally fans. We love Estonia and we can't wait to come back later on in the year. Very good, and we hope the weather's a bit better. Okay. Vot nii, see video ka vaadatud niimoodi, et saite aru. Clark armastab meid, aga okei, et me loosime välja, teeme selle loosimise ka siin, et seekord, okei, loosi teeme lõpus nagu alati on ju, aga loosimise teeme nagu alati, ma teen video lõpus, et enne ma natukene lobisen, et mis sellest rallist muidu on tegelikult kihvt asi see, et see, mis nüüd ütleme sõitjad siukese intervjuudega siukse boikoti tegid, eks natuke kehva oli küll, ei kuulnud üldse nagu midagi ja niimoodi, aga teisest küljest oli see tegelikkuses jumalast hea. Jumalast hea, mina aktsepteerin seda täiesti, sest kui see FIA nii kuradi jopski on, neil oli kurat nii kaua aega üldse midagi arutada, aga arvaski niimoodi, et tuleb tugevam õigusega, surub maha ja asja ja et nii ongi. Aga tore on see, et seal kõik kaasa tulid ja isegi Rally2 sõitjad ja selles mõttes oli see, mina leian, et see üritus korda läinud, sest kui nüüd nagu ma aru sain, et sel nädalal nüüd on siis seal mingisugune koosolek veel midagi arutatakse, aga eks siin oli raadiosaadetes juba olnud ja räägitud ja mina isiklikult arvan niimoodi, et nii nagu Ott ütles, see on kõige õigem, et emotsioon peab jääma, inimesed ei pea ennast muutma peab ennast süsteem. Ja kui otse siukest emotsiooni pealt võetakse nagu intervjuud, et siis peab selle kõigega arvestama. Et kui seal on mingid niisugused ropud sõnad, no kurat, pange oma piiksutaja mees seal tööle. Niikuinii kui öeldi, et seal on mingisugune 30-45 sekundit on vähemalt on see kõik on nihkes kogu see ülekanne, siis on seal aega piiksutada nii, et vähe ei ole. Ja et seal mingi värk, et siis leppige kokku niimoodi, kui seal ütleme, mitte päris niimoodi ka nagu kui siin Lätis oli, kui Ott seal ütles ja kutsuti ka vaiba peale, et näed, et FIAs, et seal on tore veini juua. Ta ei ropendanud mitte midagi on ju. Ja ma arvan, et siuke asi ka, sest kriitika peab olema mõlemale poolele, peab olema olemas. Et nõme oleks siis olnud, vaata kui Lätis Ott seal ütles, oleks Ott ütlenud, et kurat joovad fucking veini seal ja midagi siukest ütlenud. Siis ma saan aru, et vaibale ja trahvi on ju. Aga teistpidi, kui ütles, siis ta ütles ju õige asja eest. Seal ei ole mitte midagi ja selle eest ei tohi olla, aga kui FIA suunal või ütleme näiteks seal rehvitootjate suunal, kui seal tulevad mingite roppustega ütlemised, siis ma olen nõus sellega, lepite kokku seal, kas tehakse mingi trahv või kuidas see on. Aga ülejäänud asi, mis emotsiooni pealt tuleb, sealt samast kogu aeg ei tohi mitte midagi olla. See, mis te seal pärast lähete intervjuusi võtma, ega siis keegi teil ei ropenda ju, aga see just see, kui see ehe emotsiooniga on, et siis on jama ja praegu nagu ongi, vaat sa neid lõpuintervjuusid tulnud, testialadel nad andsid seal mingil määral neid intervjuusid, aga selles mõttes on vaata Clark on nagu sõltumatu selles suhtes ja vaata Clark on ainuke mees, selles mõttes ta läheb sõitjatega, saab seal hästi läbi ka ja vaata Clark oli ainuke mees, kes sai neid intervjuusi ja sai küsida ja rääkida. Clark nagu tunneb nende meeste hingeelu niivõrd hästi, ta teab, kellele võib juurde minna midagi küsima, kellele ei või, eks ju. Et kuna see siuke moment on, et tal ka kibel, et tahab küsida, aga vaata alati ei saa, teinekord on mehed nii, kui seal kiire ja närvis ja vaata ei ole võimalik, ei taha keegi rääkidagi, eks ju, ta peab selle ära tajuma. Et selles mõttes ma arvan, et on äge asi ja kui nad seal kaubal ei saa, siis ma arvan, et siis läheb Gran Canarias samamoodi edasi. Et see ja mis veel nüüd intervjuusi puudutab, vaat siis et lõpupoole, kui nad seal siis kõik ütlesid,
see oli ka väga ilus, tore, et peale viimast katset andsid, aga vaadake, noh, sellest on räägitud nüüd, et ma ei pane tähele pannudki, kas mingid artikleid juba on olnud selle kohta, aga nagu Serderiidis seal mainis Romet Jürgensoni väga heas võtmes, väga heas valguses, aga siis, kui see ralli testi aeg oli või kui see reke aega tegemine oli ja värki, siis ma nagu Rometi mingid postitusi nägin ka, et mingid sebrad ja värgid, ma hakkasin mõtlema, ka Keenias või, siis mõtlesin, et no, et ilmselt käis ka, et nagu õppis reket tegema, aga pärast seal veel ja siis ma mõtlesingi, et huvitav, et mis asju ta seal ajab, aga nüüd nagu Serderiidise jutust tuleb välja, et ta seal M-spordi juures toimetas, aga ma ise arvan niimoodi, et eks M-sport võttis tagi kaasa seal võib-olla abiks nagu mehaanikule, kes ega ei ole ju välistatud, et ta näiteks õppimise eesmärgil oligi nagu Serderiidise üks mehaanikutest seal, äkki, sest ega tal on ka kõike seda vaja õppida, kuidas need asjad käivad ja särgid ja selle tiimitööga ja nii, et paistab, et härra Wilson on Jürgensoniga mingi pika plaani teinud. Ja see on minu arust ütlemata tore, sest mine tea, et praegu ta saab niimoodi Fordiga sõita, aga mine tea, äkki istutavad järgmine aasta Fordi juba veltsurooli, kui need veltsud veel sõidavad ja kui ei sõida, hakatakse arendama, siis mine tea, äkki Jürgenson seal Fordi tiimi külge nüüd niimoodi nagu liimitud ole, hakatakse, kui nüüd see jutt õige on, ütleme, et nagu, et just nagu, et väidetavalt veltsus järgmine aasta ei ole, et tiitlit jagatakse WRC2-dega, siis sellisel juhul ma saan aru, et ega Ford peaks endale ka uue auto ehitama. Selle WRC2 ilmselt siis nagu Puma baasil või kuidagi. Aga võib-olla siis Jürgenson ongi nüüd selle arenduse juurde kõvasti kaasa haaratud. Et siis, no mine tea, no kõik see on jällegi minu spekulatsioon, mul fantaasia töötab niimoodi, et vähe ei ole. Praegu läheb ka hääl niimoodi ära, ma terve eelmine nädal niuke köha oli ja nohu ja nüüd hakkab nagu vähe paremaks minema, aga hääl kaob ikka ära. Aga jah, aga siin, et kuidas on, et sõitjad, eks ju, Ott tegi jumalast head sõitu, aga vaatame, see laupäevane päev, see läks ikka puhtalt uksi on ju. Aga mina läksin seal teleka ees ikka jumala kettasse, no täiega kettasse, just nimelt selle, et see klaasid uduseks ja nagu ma aru sain, et vett tuli sisse ja värki, et auto on niivõrd hermeetiline, vett sisse laseb, aga niiskust auru välja ei lase seest. See on ikka jama küll, et ma ei tea, kas see on nüüd pärast tehtud niisama, aga just nagu videos, kui see Neuvillil see dokiga puhastasid akent, seal tundus nagu siuke sirge teleskoop antenni otsas, aga seal tundus, et oli üks teine eraldi tehtud klippe, kust viidage murrab mingi puuoksa ja see on Red Bulli video mingi on ja siis mätsivad sinna lapi ümber ja siis näitab juba seda stseeni, kuidas nad sõidavad ja see dokiga nagu pühib. Aga too dok, mille külge ta selle lapi pani, see oli nagu siuke kõveram, see oli otse nagu murtud oksast. Et ma arvan, see oli nagu naljaga tehtud pärast. Aga ütleme noh, olgem ausad, Hyundai'l ei ole see, ütleme, akna uduseks minekuga, see ei ole uus teema. See on minu arust juba aastaid on. Ja mul läks sellega ikka, no ikka niimoodi ajas kettasse, et kurat, kui teate ka veel, et siuksed hullud olud on ja värgid, no kurat, pange see mingi lisavent sinna niuke kõva, et ta puhuks, nii et vähe ei ole. Ja muidugi autol peab olema see võimalus ka, et see niiskus saab välja minna, sest see, mis sa märgade jalgadega sisse tassid ja värki, põrand on kuum, sealt põranda pealt see veeaur tuleb, kui ta, ega siis see puu ja sinna akna peale ka ei aita. Kuskilt peab olema võimalik seal niiskusel välja minna. Ja siis peab olema mingi ventikas seal taga või kuskile, mis imeb autos selle õhu välja sealt. Et no ma ei tea, ma ei ole insener, aga ütleme, et see on ikka täiesti absoluutselt crazy. Ja ühest küljest nüüd kõik ütlevad ja ma ise ka ütlen, et ei tea, kas nüüd on Ivansil just nagu tiitel juba sama hea kui taskus on ju. Et punkti seis on nii kõva, et Ivansil 88, Neuvill 52, Ott 49. Aga ütleme niimoodi, et praegu on alles 3 rallit sõidetud, veel on tervelt 11 rallit,
Ivansil on praegu mänguruumi küll kõvasti, et niimoodi pehmelt lasta ja värki, aga ega teised mehed ei maga. Kui iga kord natuke tulevad lähemale, siis lõpuks on see press jällegi peal. Ja ongi jama. Ma ise arvan, et Ivans läheb praegu niimoodi sõitma, et kui ta niimoodi heas vormis on ja ennast hästi tunneb, siis vastupidi kogu aeg suruda nii palju, kui võimalik on. Et selles mõttes tal ei ole vaja ju, nagu siin kõik need eksperdid räägivad, et nüüd ta võtab niimoodi lõdvalt, et on seal natuke tagapool, aga edu on nii suur. Aga tal ei ole ka vaja seda karta, et kui ta terve ühe ralli jagu on vahel siin on ju 52 jah, terve ühe ralli jagu, siis ta saab tegelikult suht maksimaalse piiri peal ikkagi sõita, et seda edu veel suuremaks teha, et oleks lõdvem, sest muidu mine tea, kuskil mingi tehnika issuss on või värki ja siis ongi pekkis, et üks ralli näid varuks, oleks tore, kui oleks 2 ralli jagu oleks varuks, et aasta lõpul mingeid üllatusi ei tule. Nii et ma veel niimoodi maha ei kannaks, et ta hakkab praegu kohe nagu matkama. Aga no näiteks Oti ja Vili vahelist seisu vaadates, Vill ka värske maailmameister ju ja vaadake, kui mäletate, mis ta seal ütles nagu Jaapanis, et Ott võt ei oleks pidanud ja mõtlema oleks pidanud ikka rohkem tiimi peale, mis ta seal mulises. Vaata nüüd tahaks näha, et kas ta nüüd suudab niimoodi mõtlema hakata, et oleks vaja tead, sest neil läheb ju praegu see duell omavahel läheb nii kõvaks, et kumb nüüd enne järgi annab ja fakt on see, et ega Ott ei tohi lasta Villil ka liiga palju punktidega eest ära minna, muidu ongi, pannakse sulle kohe silt otsa, et oled teine sõita ja kogu ooper on ja. Et ega Otil on ka vaja, oleks nüüd järgmine kord asfaldi peal, no ma ei tea, Tiri on ka asfaldi peal kõva. Et olekski vaja võtta sealt niimoodi, et kindlasti Tiri selja täheb, aga muidugi ma võin kohe ette pakkumise ära teha. Ma millegi pärast arvan, et Tiri äkki seal asfaldi peal Kanaarias seal käkib ära, millegi pärast ma arvan. Sest kas just katkestab, aga ta entukad nii täis, aga katkestajast siin ju nägime ka. Katsuta, kes pani täiega segast, ta olid küll vabad käed, aga kurat, viimasel katsel pani ikkagi põmm ära, jumalast. Selles mõttes on takast kahju, et nii läitsed 0 ringiga, aga selles mõttes on jällegi äge, et ta kurat andis seda ikka seda vürtsi pani selle rallile juurde, pani sinna hiile punkti peale, et see oli ikka äge, see oli äge. Nii et ma ei ütle siin midagi, et ja siin muidugi mulle endale väga sümpatiseeris samamoodi M-spordi sõitjad. Munster, aga eriti see Joshua selles mõttes, et ta on nii vähe selle Vertsuga sõitnud, aga kui võrreldes praegu Sami Pajariga, siis ikka, olgem ausad, ta pani ikka jumala kõvasti, aga ma saan aru, et Pajaril ilmselt on käsklus antud, et sinu asi on 100% lõpuni tulla ja don't press, ma arvan. Et kogemusi siin tõmmata ei ole, et saab näha pärast võib-olla seal Sardiinias ja Portugalis, et kuidas need jõuvahekonnad lähevad, aga ütleme igatepidi tegelikkuses oli vingelt sünge. Ma siin pikemalt peatud ei taha, te olete nii laisad, ei viitsi videosid vaadata. Ah jaa, ma tahtsin öelda veel seda ka. See, mis puudutab auhindesse, et nüüd ongi mul järgmiseks ralliks peale Baltoli asju ei ole midagi panna. Nii et kes vähegi on ka auhindatud, 6 aega on aega, et siiamaani on jumala tublid, kõik ilusti tibi-tobi, et auhindasi niimoodi, et teie hulgast keegi on pannud. Et see, mis ma täna välja loosin, see on Võru rallifännide poolt ja seal on Rally Estonia nokamüts ja tutimüts. Niimoodi, et meil on ilmad siuksed, et peab mõlemad valikut olema. Et mine tea, kas on tutimütsi vaja või nokamütsi vaja. Et selles mõttes ei ole, mõlemad on musta värvi. Et igates need tulevad sellele klaasipesuvedelikule lisaks nagu. Või tulevad nendele lisaks klaasipesuvedelikule, vahet ei ole, kuidagi võtame. Aga selles mõttes üleskutse on jõus, sellepärast 11 rallit on veel minna. Et oleks veel vaja auhindasid, veel oleks vaja. Nii et mõelge,
et ükskõik, kes mida saab, mõtleb, et see võib panna, tead, kas igaüks ise teab, sest ütleme niimoodi, et see, kes pärast võidab, ega kingitud hobuse suhu ei vaadata, on ju niimoodi, et kõigil on ikkagi hea meel. Nii et ma arvan, et ega me siin rallist praegu rohkem midagi ei räägi. Et Ott Lõvi pildiga, see on nii palju veel Facebooki kohta ma tahan öelda, et üks asi, kui Facebookis ma näiteks sama video praegu ülesse panen, et see ma panen ta nagu YouTube'ina ülesse sinna Facebooki, muidu sükst pikka videot on jumala kehva panna. Et siis kui vaatate, siis kui klikad sinna peale, on ju, siis ta tuleb lahti, aga siis vaata YouTube'il seal üleval pool näitab, et ava rakenduses, võta rakenduses lahti ta ja siis vaatad ja siis pane kindlasti pöial, see like pane ka, sest kui niisama vaatad, siis sa ei saa nagu like'i panna sinna, vaata on ju, et siis ongi, et vajutsid sinna peale, siis võtad ava rakendus, plõks ja siis paned käima, on ju. Niimoodi, et siis ma olen tänulik, see on nagu minule ka tänu. Aga nüüd lähme selle tähtsa asja juurde, me peame ennustama hakkama, et ma selle ennustuse võtsin korraks maha ja siis panin uuesti, et ma ei näe nimesid ja telefonis ma ei näegi nimesid. Ma sellepärast praegu arvutist võtsin, et arvutist siis ma näen. Muidu ma ei saa, ma vaatasin, mis jumala jama, et tekib siuke teema, et ma näen ainult, et mitu häält on antud, kui palju protsenti, aga nimeliselt ei näe. Telefonis millegi pärast enam ei tule, ma ei tea. See on alati nagu Facebook mingid kuradi uuenduse teeb, nii on kohe jumala jama ja siin vahepeal üritati mu kontot üldse kaaperdada niimoodi, et ma siin julmalt võitlesin see eelmine nädal ja üle-eelmine nädal, mitu korda üritati. Nii et, aga noh, praegu on kõik okei. Ja vaatame niimoodi, mis edasi saab. Ma loodan, ja veel Facebooki kohta, veel nii palju ka. Et te olete nii tublid, postitate ja värki, aga mis ma tahan öelda? Vaata teinekord, vaata, kui te postite midagi, näete, et mingi vägev uudis ja värk ja tahate jagada, on ju. Okei, ma saan aru, jagasidki ära, on ju. Aga siis vaata lehe pealt ja scrolli natuke, et samasugust postitust ei ole. Et kui juba on samasugune, siis ole ise täitsa pai, kustuta ära ka, on ju. Sellepärast, et vaata, muidu teinekord ei märka, kas oli või olnud, et see siis kõigile teadmiseks. Et me adminid oleme niimoodi kokku leppinud, et kui on korduv postitus topelt nagu on, et siis me selle, kes on viimasena pannud, selle kustutame ära, nii et siis palun ärge solvuge, et teie postitus ära kustutati. Sest lihtsalt, kui see sama postitus juba on olnud, siis me pane, muidu on need ühesuguseid, tuleb sinna väga palju. Niimoodi, et see, mitte halvas mõttes, aga ise saate aru, teil ka endal lihtsam vaadata, kui on kõik nagu ühekordselt, et ei ole samasugused. Siis mul on endal siin juhtunud pidevalt, et keegi on pannud, siis ma panen, siis võtan lahti, vaatan, kurat, teine on minut aega enne pannud, siis ma muidugi kustutan enda ära kohe tead. Nii et, aga okei. Võitis meil Elfin Evans. Ja vaat, kuidas on rahvas 13 häält andis, 7% tuli Elfini poolt, et Elfin võidab. Ja nüüd ma panen selle numbri generaatori jälle need, niimoodi panen selle siia random generaatori peale vajutan, hops. Nüüd ma vaatan, mis on praegu maks number 6 selle ees. Selle ma vahetan ära, sinna ma pean panema, maks numbri pean panema 13 ja 13 häält. Näete, panin 13 häält. Ma ei näe. On ju. On 13, nii. 13 häält. Nii, ja nüüd ma panen siis tähelepanu valmis olla, loen ülevalt alla siit ja siit ma panen siis get random. Tuli jälle reklaam. Nägite, number 2. Tõnu Loite. Tõnu Loite, palju õnne. Niimoodi, et sina saad siis endale nokamütsi ja tutimütsi ja 10 liitrit suvist klaasipesuvedelikku Baltoli poolt. Nii et vaat, kui hästi läks. Selles mõttes on hea, ma pean selle üles ka kirjutama, mul vana inimese pea ei seisa midagi meeles enam. Niiviisi, Tõnu Loite, nii. Niimoodi, et seekord oli õnne Tõnu Loitel, aga oot, ma üksiti siin lobisen, siis ma vaatan, mis seis meil siin
mis seis meil selle WRC Fantasy'ga on, siis seal on ka ikka päris selles mõttes mul ei läinud seekord jälle väga hästi, aga selles mõttes läks hästi, et ma sain vähemalt mingid kohad ülespoole tõsta, aga osadel läheb ikka väga hästi, ma vaatan seal. Noh, kas ta logib, ma ei ole arvutis kunagi seal sees käinud, vaatame, kas läheb sisse. Noh. Soovin jätkata Kalle. Noh, kas tal ei ole nüüd netti või? On, peab olema neid. Noh. All eyes here. The thing is, I'm just wandering over to have a quick look at the car as well. Are you ready? Yes. 3, 2, 1. Only 15 minutes. One for go Tanak. One for odd Tanak, yeah? One for odd Tanak. Läkski. Võtame välja liigu ees. Oligi ees juba amatöör, nii. Vaat kui vägev, meil on liigas siin 179 juba. Nii et sinna tuleb auhinnaks vinge grill, rooste vabast, koti sees kõik ja puha. Inter on teinud selle mulle. Ja üks rallifänn võttis, oli kõva mees ja pani selle välja, maksis kinni ja ilus tore, eks ju. Niiviisi, mina sain seekord 32,5 punkti. Niimoodi ja tõusin ma tervelt 24 kohta ja ma olen 125. Niiviisi, aga nüüd ma vaatame, kes meil siis esiotsa omad on seal. Niiviisi, ma panin esimesed 15, võtsin lahti, vaatan siin keegi, kelle peale ma kade hakkan olema. Näed, Rasmus meil Alekõrs, tema on seekord ka saanud 32,5 punkti. Aga tema on ikka ja peab ütlema, tema on esimene praegu. Tema on praegu esimene, aga miks ta mulle kogu punkte ei näita kokku? Palju, ma ei viitsi arvutada ka siit, aga ei näe kogu punkte. Aga okei, Brigitta Tammemägi on teine. Niimoodi. Sander V on 3. Taavi Eier on 4, on 1 koha kukkunud, aga Sander oli 1 koha tõusnud, Brigitta Tammemägi oli 53 kohta tõusnud. Kurat, see on šokk, kõik tõusevad nii palju, mina ei saa, jumal küll. Aga ei, eks ma järgmine kord. Kurat, küll mul läks Ott ja jumala täppi. Muidugi läks, ma panin Oti teiseks, ma julgenud Oti esimeseks panna. Mõtlesin, kogu aeg tuleb jama, et ma panin Kalle Rovampere esimeseks vist. Jah, Rovampere panin esimeseks ja Oti panin teiseks. Oli vist niimoodi. Aga ei, ma panin vist hoopis Takamuta esimeseks ja ma ei mäletagi, vahet ei ole. Aga igatahes siin on selles mõttes, kurat, ma ei saa kokku arvutada, miks ta kõik kogu summat ei näita kokku? Graafik. Ta ei näita mul niimoodi siin arvutis, ma ei tea, telefonis seal näitab nagu kõik punktid kokku nagu, et siis on hea näha, et kui vinge see seis on, aga siin ma ei viitsi ise arvutada. Niimoodi, et, aga okei, selles mõttes vahet ei ole, kõik värgid käivad, nagu öeldakse, hooaja lõpuni nii palju, kes praegu liituvad, ei juhtu mitte midagi. Et teil on võimalusel minna. Need, kes ei ole amatööriliigaga liitunud, kui te olete mingi muu liigaga liitunud, kui amatööri omaga liitute, siis need samad panused, mis te seal enne varem olete, need tulevad ka juurde. Mina saan niimoodi aru. Ega ta ei ole nii, et hakkasid nullist pihta. Nullist hakkavad need pihta, kes ei ole kuskile poole liitunud. Sest minul on siin ka, mul on TV6 rallistuudioga, ma olen liitunud. Aga noh, seal ei kannata üldse mingit kriitikatki, seal ma olen ikka väga kaugel. Mul on seal 3074 on mu koht, aga ilus number on jällegi vaadata, ma olen tõusnud selle korraga 626 kohta, vaigus ma olen tõusnud. Nii et okei, aga vahet ei ole, ilus tore.
mul oligi mures, et kõige tähtsam oli see loosimise teema, et see ära teha ja mis siin muud ikka lobiseda. Et vaatame, vaat ma siin panin postitasin ka, et üks noor tüdruk seal tegi ka ralli reportaaži nagu just nagu raadio ja teleka jaoks noor tüdruk alles õpib koolis, aga ma talle kirjutasin ja nagu ma aru sain, ta oli põhimõtteliselt nõus küll, nii et nüüd mine tea, kui ma kuskil kellegi juurde intervjuud lähen tegema, tahan minna tegema, siis ma võtan hoopis niimoodi, et ma olen ise kaardilugeja rollis, mitte kaardilugeja, nojah, kaardilugeja, kaameramehe rollis ja selle tüdruku paneme reporteriks just nagu ja tema intervjueerib ja värki, et noortel tuleb võimalus anda ja siis mina ei pea pudistama ja saab seal korraliku hea diktsiooniga inimest noort kuulata. Nii et vaatame, igal 10 juhul. Aitäh veel kord rallifännidele, kes olid missioonil ja andsid suure panuse amatööri lehele värskete otseuudistega niimoodi, et veel kord tänu ja ma teile mingisuguse kingituse teile muretsen niimoodi, et siis on nagu hästi. Ja pidage meeles, kes tahab auhinda panna järgmiseks ralliks, et siis sinna oleks vaja auhinda küll. Et siis on nagu Grand Canaria oma. Et mis auhinnaks panete, sinna pange oma fantaasia ise tööle ja nii lihtne see ongi. Aga okei, nagu amatööri meeldis vanasti öelda, piip ja prillid. Ükskord me võidame niikuinii. Tšau, pljau!